No jõu. Jõu. Kus me oleme? Dance Festile tulime. Dance Festi korraldab Lowtown Workshop, kes meil akoplässib neid asju ja teeb üldse ägedaid madalaid ja lõppedustusega asju seal. Ja nad korraldasid üliägeda peo siin, kus on palju madalaid autosid, tuuniautosid igasuguseid. Ja me panime välja siis parima mootoriruumi auhinna. Kuidas tundub, sulle meeldivad? On mootoriruume või? Alati võiks rohkem olla, aga mõned päris head on ja loodan, et tegime õige valiku ikkagi. Et kahjuks Eesti jääks vähe mootoriruume, ja ruumi on, võiks teha palju rohkem. Aga mõned on, me vaata, siin pannakse kohe üks peitu. Õnneks paar kaadrit on sellest. Ja mõned on üks Datsun, on siin üks Supra ja mõned on niisama taastanud ja teinud OEM pluss kapotieluseid. Aga valituks osutus siis Volkswagen Golf. Et muidu mõnusalt tehtud, palju vaeva nähtud, tillu-iluga timmitud neid ja võisnaga värvitud pisiksi tükke ja mootoris peidetud anumaid ja asju üldse, üleliigsed augud kinni keevitatud, ilusti ära värvitud ja puhas mootoriruum on tehtud. Et siin ühesõnaga kahjuks väga suur valik ei olnud, aga ma arvan, et see töö oli päris mõnus. Siis oli veel üks see Datsun, mis oli mõnust mul paar kaadrit ka. Datsun oli ka päris mõnusalt tehtud, Datsunid oli svapatud siis RB25 ja siis oli veel üks suure turboga Supra, mis oli ka mõnusaks värvitud. Aga ma arvan, et kokkuvõttes võitis see sellepärast, et seal oli niisugune, teistel autodel oli Supra natukene on see, et see suur turbo ja see Supra ise on see, mis selle tähelepanu oma peale võtab. Aga Volkswagenil siis mootoriruum oli niisugune, et kui sa kõnnid mööda, sa vaatad, et see on nagu niisugune pau-vau. Et võib-olla see pau-vau oli natukene sellel, mõtle nii, et see Datsun ise on nii pau-vau, et see mootoriruum ei natuke värvi seal. Vaat, aga mõnus üritus. Täiega äge, et nad teevad seda ja et autokultuuri asja aetakse, et see on mõnus. Vinge, jääme järgmise ürituse ootama ja... Jah, varsti näeme. Jah, ei. Jõu. Mis teema on? Auto sai valmis. Aha. Mis auto on? Räägime kõigepealt sellest või? Oleme paar korda rääkinud tegelikult sellest vist varem ka. Aga mitte eriti põhjalikult. Nii. Prooviks natuke detaile ka rääkida. Esimene detail Audi S6 ja Aaniga. See on rida 5 siis, jah? See on rida 5 turbo. Ja nii ongi, legendaarne mootor, 5 silindrit ja vägevat häält ja rahvale meeldib. Aga tänaseks juba päris vana mootor. Ehk et seda ammu enam ei toodeta. Mis tähendab, et temaga elu on natuke keerulisem, et juppe väga pole
tuunijupp ikka natuke saada, aga väga enam ei tuunita, nii et hakkavad vaikselt otsa saama. Nii et haruldane selles mõttes. Aine? No, kas veel päris, aga varsti. Ja mis me tegime? Aitasime kiiremaks teha. Ühesõnaga eesmärk oli teha 450 jõudu. Hobujõudu siis või? Hobujõudu oli jah, 450, 500 võiks saada. Eesmärk oli selline ja eesmärk sai täidetud. Eesmärk sai täidetud ja natuke ülegi. Ja selleks, et eesmärki täita, on vaja päris palju teha tegelikult. Alustame selleks, et ongi toorik on juba ise vana, siis on niikuinii on see mootori täisremont on igal juhul teemaks. Lisaks sellele siis veel ka hulk modifikatsioone. Kui me hakkame altpoolt võib-olla pihta, siis kõige all on näiteks kirle, see on siis tugevdab siis vandaliini, on nii või? Mootoriblokki üldiselt kõike teeb jäigemaks. Kogu elu teeb jäigemaks. See eeldab kohe pärast vandaliini hoonimist, sest alla otsa said ka arbi tikkpoldid. Ühesõnaga plussis on mootoris natuke ise madalamal ja nii edasi. Ühesõnaga karter on selle võrra natuke madalamal. Karterisse sai tehtud siis pähvlid, et õli natukene vähem loksuks. Kui jõudu teed, siis quattro paneb selle päris hästi maha ja stardib päris hästi, nii et G-jõud liigutab õli eest ära. Ja kui sellest ei peaks piisama, siis meil on igal juhul ka igaks juhuks õlirõhu safety, nii et see... Nagu ikka. Jah, elementaarne. Ja tulles ülesse, siis tavaline programm, keps kolb, pane tihend, poldid. Et seal ei olegi midagi erilist. Aga ühesõnaga alumine ots ongi tehtud siis niimoodi, et sellega saaks, et sellest oleks küll ja veel. Et ülemine ots on siis natuke rohkem võib-olla stokk. Et on stokk nukk ja pööret rohkem ei tee, et klapivedrud on originaalid. Aga praegune... Põlemiskambrid said reisitud võrdseks ja jahutusrõngad sai tehtud nii ploki kui kaane poolde siis ümber silindrite. Just. Et mis on nagu kohustuslik programm, mida võiks teha nende mootoritega. Ja nii ongi. Ja turbo on Pulsar. Pulsar 58-62, 770. See on siis Garretti G-seeria analoog nii-öelda. Just. Et kuulager turbo. Siiani tundub, et on ühesõnaga need normaalsed asjad. Ka see töötab päris hästi. Et selle mootori puhul muidugi ei saa ära unustada seda, et tegemist näiteks 2,2 liitrisega. Jah, ei ole suure töömahuga mootor. Just, et ta ikkagi ta ärkab hiljem, sinna ei olegi midagi parata. Väike mootor, suur turbo, tavaline olukord. Aga tundub, et turbo sai selles mõttes ikkagi päris hea, et pingis hakkas juba tunduma, et lõpus enam, et palju seal enam vearuumi ei jäänud, aga optimaalne valik selle jõusihi jaoks. Et veel suurema turboga veel suurem läeg, et ma arvan, et see on päris hea. Et kui isu kasvab, saab alati minna suuremaks. Jah, ja siis saab ka pöördaga edasi minna ja nii edasi. Et selles mõttes ruumi on veel kuhu areneda. Just. Kütusesüsteem. Just, kütusesüsteem. Ühesõnaga sai tehtud juurde siis vahepaak. 044 või 200 on see. 200 on siis see tänapäevane nii-öelda. Ühesõnaga moodne 044, 2 tükki neid siis pumpasid. Kogu kütusesüsteem on uuesti tehtud ehk et tefloni peale, et kannataks etanoli ja loomulikult Flex Fuel ja kütuserõhu regulaator ja kõik sinna juurde kuuluv. Njuki kütuselätt, 1300-sed pihustid. Ja pihustitega on ka see lugu, et sai võetud niimoodi, et oleks umbes täpselt seal õige magusas kohas, et suurematega läheb juba tühi käik juba kehvaks ja väiksematega enam ei mängi välja. Just bensiiniga oleks välja mänginud, aga etanoliga läheb juba keeruliseks. Ees veel märgiks ära, et siin oli kindel soov, et ka kliima säiliks, et siis Harli teinegi siin tegi kõva töö ja mahutas suure interkuuleri ära niimoodi, et ka kõik
kliimaradikad ja kõik asjad säilisid ja kõik on tarbitav. Rääkides veel luksusest, siis siin on püsikas toimib. Et kuna meil on siin peal Max Eco Race ja L-Siiber, siis püsikirjusõidu toimib ja on ka see luksus täitsa olemas. Siis on veel tehtud ümber meil parendatud siis õlijahutust natukene veel. Ja lisaks siis veel, kuna ta teeb üksjagu boosti, 2,5 barri umbes, siis suurema boostiga on meil tekib ka vajadus korraliku oilkatš-tängi järgi. Et see on ka siin sai päris mõnusasti siia ära peidetud, kena detail. Et ütleks siinkohal vahel, et ei soovitaks osta neid valmis tükke, need on väga pisikeste aukudega ja sealt tegelikult ei ventileeri normaalselt välja, et hakkab lekkima rahvalt ja nii edasi, et tekitab probleeme. Aga siin on nüüd nagu korralik tummine tükk. Jah. Siis veel jõuülekanne. Just jõuülekanne, selleks, et vastu peaks, siis on SRE, tavaline ühesõnaga. Piletooratas ja suurem saksi sportsidur siis nagu. Jah. Ja kuna see mootor tahab siit muidu jalga lasta, siis peavad ka mootori padjad ja sillatala padjad peavad olema pehmemad või jäigemad, siis on Verkline'i ja siin ühesõnaga erinevate tootjate polüretaan. Sillatala on siis täisjäigalt. Jah. Sillatala on metallpuksidega ja mootori käiguvest on siis polüretaanpuksidega. Ja nii ongi. Ja kogu see kombo siis tegi meil 416 kilovatti ratast ja 458 kilovatti mootorist. Täitsa viisakad numbrid. Selline nagu see Step 1 programm nende jaanidega tavaliselt on. Et see on siis etanoliga. Ja tegelikult tegi bensuga ka päris hästi. Ja bensuga tegi ka väga hästi. Et isegi nagu see bensonumber üllatas rohkem midagi. Et aga normaalne, saab kohalt ära küll ja päris hirmus on sõita. Eks nüüd saab hakata seda ülejäänud jõuülekande piiri kompama, et kui siin läheb kõvemaks launchimiseks, siis kindlasti tulevad järgmised nõrgad kohad välja nii-öelda. Tegime veel tegelikult ju midagi. Pidurid tegime ka ju. Jah, sul on õigus. Porsche pidurid. Ühesõnaga see nendele niisugune suhteliselt levinud upgrade ja pidurdub väga hästi. Saaks natukene pidama ka, kui juba auto läheb kiireks. Ja plaanis on ka veel mõned liigutused veermikuga teha. Jah, ühesõnaga kuna sellele tal on nii-öelda siis käänmiku disain selline kehva, et sinna niisama lihtsasti ei saagi coiloverit tekitada, siis tuleb saata käänmikud Saksamaale, selleks leidsime siis doonorkäänmikud ja nendest tehakse siis KV coilover amordid kogu edustus siis, et taha. Et need on praegu valmistamisel, et tagasi tulevad, siis paigaldame selle ka. Aga praegu on auto juba sõidetav ja tarbitav ja normaalne, nii et saab natuke nautida ja siis millalgi toimetame veits edasi veel. Jep. Aga päris tuus. Ma arvan ka. Davai. Davai ka.